Ja nüüd me hakkame mängima sellist mängu, mille nimeks on külmutatud tunded. Võib-olla te olete mingit sarnast asja varem ka mänginud. Võib-olla see võib olla natuke sarnane, aga ole hea, kuula, kuidas see mäng käib. Eesmärk on siis see, et me hakkaksime natukene vaatlema seda, kuidas me tundeid väljendame. Enne rääkisime siin rõõmust, eks ju, rõõmu väljendasime kuidagi naeratades, oli vist nii, eks? Aga on ju veel tundeid, kuidas niimoodi, mida saab siis kehaliselt väljendada või no õigemini me väljendame kõiki tundeid näo ja kehaga, eks ju. Ja täna me siis hakkame vaatama, et kuidas mina ise väljendan tundeid ja kuidas sõber tundeid väljendab. Ja selle jaoks me hakkame ruumis muusika järgi ringi liikuma. Võib ka isegi tantsida, aga mitte veel. Enne, kui ma muusika käima panen, ma ütlen teile ühe tunde. Ja siis te saate korraks mõelda, kuidas ma seda tunnet enda näo ja kehaga väljendan. Näiteks rõõmu väljendan võib-olla naeratades, eks ju, või nagu jess, kuidagi niimoodi. Ja kurbus näiteks kuidagi niimoodi kurvema näoga. Et enda peas saab korraks mõelda, et kuidas sa seda tunnet väljendad, mida ma ütlen. Ja siis ma panen muusika käima. Siis te liigute, tantsite ja kui ma panen muusika kinni, siis te peate võtma selle asendi sisse, kuidas seda tunnet siis teie väljendaksite. Kas praegu jäi küsimusi õhku või sai selgeks? Väga hästi. Ja olge siis tähelepanelikud selle osas, et kuidas te ise väljendate, aga jälgige natuke ümber ka, et kuidas näiteks sõber seda tunnet väljendab. Ja siis pärast saame arutleda, et miks see võib-olla vajalik võiks olla. Esimene tunne on viha. Mõtle korra oma peas, kuidas sa seda väljendaksid. Viha tunne. Ja nüüd ole valmis liikuma. Järgmine tunne, pettumus. Järgmine tunne, rõõm. Järgmine tunne, hirm. Ja viimane tunne, lõbus. Super tublid, väga tublid olete. Võite oma kohtadele minna.
nii põnevad tundeväljendused ja kõik need olid väga õiged, et võibki olla teinekord nii, et mina väljendan tunnet ühtemoodi, aga sõber väljendab natuke näiteks teistmoodi. See on väga okei. Mis teie tähele panite, et kas kuidagi need väljendused olid sarnased teistega või pigem erinevad? Erinevaid ja sarnaseid. Mis tunde puhul te kuidagi eriti märkasite, et väga palju erinevaid variante oli kuidagi? Viha, lõbus, rõõm, hirm. Kas peaaegu kõikide puhul oli ikkagi see, et need võisid olla täitsa erinevad? Et mingil määral võib-olla sarnased, aga tegelikult igalühel ikkagi omamoodi, eks ju? Mis te arvate, miks on oluline, et me kuidagi saaksime aru inimest vaadates, mis tunnet ta tunneb? Miks see on oluline, et me saaksime aru, et mis tunded on? Siis oskad rääkida üldse, kas kui ta näiteks on vihane, siis sa temaga ei räägi ja hoiad tast eemal, et ta rahuneks maha, kui ta ei rõõmus, siis sa oskad temaga rääkida, aga kui ta ei näita mitte midagi välja, siis sa ei tea, mida temaga rääkida isegi. Et kuidagi, et talle läheneda teatud moel, siis on hea, kui ma tean, kuidas ta end tunneb. Ja, et kas tal on vaja näiteks mõnda naljakat nalja või hoopis on tal vaja toetavat sõpra kõrvale praegu, eks ju. Kas veel mingeid mõtteid, et miks on oluline teada, kuidas teised end tunnevad? Miks on oluline teada, kuidas me ise end tunneme? Siis sa saad ise ennast lohutada. Jaa, täiesti nõus sinuga, et siis sa oskad ise end kuidagi toetada või lohutada või olla enda jaoks olemas, eks ju? Jaa, absoluutselt. Ja sa oskad oma tundeid kontrollida. Just, et see, kui me teame, mis tundeid me tunneme, see tegelikult aitab kaasa ka sellele, et me oskame neid reguleerida, nagu kontrollida natukene, eks ju. Jaa, absoluutselt sellisele emotsiooni regulatsiooni oskusele aitab kaasa. Nüüd, kui me järgmine kord seda mängu hakkame mängima, siis milliseid variante sellest veel võiks teha? Kuidas võiks seda mängu veel? Näiteks mingi spordiala, ka näiteks see paigale jääb. Et mitte ei liigu niisama, vaid jooksed hoopis. Või siis hoopiski teed näiteks mingit spordiala kuju. Ahaa, et spordiala kuju ja et näiteks uisutamine, eks ju, et kuidagi. Siis sa võiksid näiteks, siis sa võiksid panna sellise vihase muusikat hoopis vastupidi, et oleks natuke keerulisem mõelda. Selline trikikas. Trikikas, et paneb muusika vastupidiselt sellele tundele, mis ma ütlen. Päris hea mõte, jaa. Jaa. Nii, et sa ütled ühe tunde alguses, aga selle tantsimise ajal sa väljendad ka seda. Jaa, et juba liikumise ajal väljendad seda tunnet. Kas siit ka küsimus, et kas keegi juba, nagu kui ma ütlesin tunde, siis liikumise ajal natuke juba ka hakkas väljendama seda tunnet? Mina ka natuke kuidagi, see ei olnud tegelikult kohustuslik, eks ju, aga kuidagi juba mõte liikus sinna suunas, et ma olin pettunud, siis nagu juba natuke läksin sellega kaasa. Kas veel mingeid mõtteid, kuidas seda mängu saab täiendada? Väga hea, siis see mäng on ka meil ilusti tehtud.